Tere taas terviseminutitest. Oleme siis oma suvelõpu saadete juures. Järgmist nädalast hakkab kool juba. Tegelikult juba sel nädalal siis, kui võtame selle järgi, kuna see saade ekraanile jõuab. Nii. Aga meie lähme ikka oma saatega edasi ja alustuseks nagu ikka teeme selle väikse hoiatuse, et palun olge ettevaatlikud oma tervisega, ärge lootke ainult siis alternatiivi peale. Pöörake ikka või pöörduge arsti poole, et ta kontrolliks vähemalt, mis suunas teie tervis liigub. Et nagu ma olen rääkinud, on alternatiivravitsejad võivad väga head olla ja neid on igasuguseid, on häid halbu, nagu kõik, nagu tavarste ka. Aga tegelikult igasugust ravi tuleb ju tegelikult kontrollida. Teha proovid, vaadata, kuidas läheb, kuhu poole liigub. Ja selles mõttes on alternatiivravi on nagu iga muugi, et kui ma saan omal käsi peale panna või tarvitan taimeravi või homopaatiat või mida iganes. Kõik nad toimivad vahest nad ei toimi. Ja meie saade siin on ju selleks, et neid toimimist takistavaid argumente või tegureid, et neid vähendada. Kui me saame aru, miks see haigus meid külastab, mis ta meile öelda tahab, siis me oleme ju rohkem valmis sellest haigusest vabanema. Ja seetõttu ma arvan, et on väga hea, ühesõnaga, on väga tore, kui me teame neid asju, kuidas ja mida teha seda vaimset poolt. Aga ükski alternatiivravitseja ei saa võistelda nende proovide võtmisega, nende mõõteriistadega, mida tavameditsiin ime hästi valdab. Ja igal juhul teha analüüse, mis annab tõesti sulle vaieldamatu vastus. Mitte alati küll loomulikult on ka analüüside vastused on alati mitut pidi tõlgendatavad ja nii edasi. Aga ühesõnaga, ärge jääge ainult alternatiivile lootma, vaid käsitlege oma keha tervikuna ja lähenege ka igas ravis vastavalt sellele. Nii, aga me nüüd vaatamata kõigele läheme siis oma saate juurde, lähme oma haiguste joruga edasi. Ja tänane esimene tegelane on meil ihtüoos ehk soomustõbi. See on selline nahahaigus või ütleme selline haigus, mis väljendub väga kuiva nahana. Nahk täiesti ketendab ja kohe niimoodi, et lausa, ütleme, pea oleks kõõma täis või kogu aeg tõmbad, siis tuleb siuke tolmupilv lendab lausa maha. Ma olen ise ka muide väga kuiva nahaga, ma isegi kunagi, kui ma sõjaväkke hakkasin minema, siis mind vabastati mereväest seetõttu, et mul oli siin silmade pealt kippus ketenduma ja on ka seda nahakuivust on mul mitut pidi alati olnud. Ja nahakuivus üldiselt viitab üleüldiselt väga kuivale suhtumisele maailma. Nahk on teatavasti ju see ekraan, mille peale projitseerub kõik see, mida me tahame maailmale näidata. Ja kuiv nahk näitab, et ma tegelikult hoian oma tundeid, tunnete tagasi hoidmine, eks ju. Ehk ma hoian neid tagasi. Ma ei taha näidata oma haavatavust. Tähendab, ma surun seda kõike alla. Ja niimoodi loomulikult, siis see nahapind, mis maailma kokku kuivab, või kokku puutub, see kuivetubki ära ja see hakkab ketendama. See näitab, et ma olen nagu siuke kriisine, tolmune vastu seda maailma puutumisega. Ja muidugi selle haigusega on ka see, et ta avaldub tavaliselt väga varases lapseeas. Ja sellest kohast võttes võiks arvata, siin on nüüd kaksipidi võimalused. Või tegelikult mõlemad võimalused on tõesed. Nimelt, et see haigus avaldub tegelikult mingite eelmiste elude karmeliste võlgade tagajärjel.
Ehk et no me oleme eelmises elus midagi sellist olnud oma kuiva suhtumisega ja nüüd selles elus ta siis avaldub siis kõigepealt kohe selle nahahaigusena. See on nüüd üks võimalik lähenemine. Teine asi on see, et laps, nagu teada, on kuni 7. eluaastani on ta täielikult ema energiaväljas. Ja kõik lapse haigused väljendavad eelkõige nagu ema vaimset seisundit. Ja kui on lapsele kuiv nahk, siis tõenäoliselt on ema see, kes püüab ennast näidata kuiva ja nii-öelda kurjemana, kui ta tegelikult on. Ta püüab oma haavatavust varjata, väga peita, püüab ennast näidata tundetuna kuidagi, niimoodi tuleb siis see lapsele naha kuivus. See nüüd muidugi ei lähe vastuollu sellega, et see võib olla lapsega eelmisest elust. Just, et me valime oma vanemad hingena, kui me hakkame sündima. Valime ka ju selle põhimõttega, et vanemad annaksid meile ellu just selle settingu või selle elu ülesande, mida me kõige rohkem vajame, et seda täita. Ehk et kui on selline, ütleme, kuiva suhtumisega ema, kes oma headust või armastust ei julge nagu välja näidata, sest ta kardab haavatav olla. Siis võibki olla see, et sellise ema valis see hing, kes eelmises elus oli samasugune. Ja ta nüüd tahab saada seda kogemust, et mis tunne on sellise ema puhul olla siis see laps, eks ju, kuidas ma saan selle kogemuse, selle kuivuse kogemuse. Kuidas ma selle kätte saan. Sest vaadake, elust ellu kulgemise mõte on tegelikult ju selles, et hing tahab näha neid olukordi, erinevaid olukordi. Ta tahab kogeda neid siitpoolt ja sealtpoolt, siitpoolt ja sealtpoolt. Niimoodi me vahetame elusid, iga kord me vahetame rolli vastupidiseks. Ehk et ma toon siin näite, lihtsalt väga prosta näite. Et näiteks mõrtsukas. Mõrtsukas on ühes elus mõrtsukas ja tal on ohver. Järgmises elus ta sünnib ohvrina ja tal on mõrtsukas. Aga see on ka vastupidi. Kui ma olen ohver, siis ma sünnin järgmisesse ellu mõrtsukana. Selles mõttes, et ega see ohvri või mõrtsukana sündimine, see ei ole mitte kuidagi moodi karistus. See on hinge vajadus näha asju kahelt poolt korraga. Ja kui me oleme 1000 korda sündinud niimoodi edasi-tagasi, siis me hakkame mitte ainult mõrtsukana loomulikult, me tunnetame neid väga palju, et see edasi-tagasi sündimine ei tähenda kogu aeg nii-öelda ühes rööpas edasi-tagasi, vaid see läheb kogu aeg väikse nurgaga, pöörab ennast. Ehk et lõpuks me saavutame sellise ruumilise kujundi. Ja me õpime see, mis on tegelikult hinge kõige tähtsam ülesanne läbi elude. Me õpime, nägeme maailma kahelt poolt korraga. Ehk et kui ma nagu piltlikult ütlen, kui meie ees on laual vaas, siis me näeme ühte poolt ainult. Tänu sellele, et meil on suur kogemus olla sellel vaasil mitmel pool, siis tegelikult meie aju saab kohe aru, et ahaa, see on selline, see külg, mis minu poole on suunatud, see on selline. Järelikult see taga on teistsugune, see on kokku nii-öelda ümmargune vaas ja ta on ruumiline kujund. Ja selle kujundi paneb aju meie jaoks kokku. Täpselt samamoodi otsib kogemust ümber vaasi, ehk siis ümber olukorra käimise kogemust, otsib hing. Ja ta otsib seda just nimelt ühel ja teisel moel sündides, ühte ja teise rolli. Täpselt samasugune nagu rollivahetus toimub, te olete tõenäoliselt märganud, et kui te lähete ühest suhtest teise, siis igas järgnevas suhtes te olete eelmise suhtega võrreldes vastasrollis. Ehk et kui te olite, ütleme, eelmises suhtes süüdistaja, siis te järgmises suhtes olete süüdistatav. Ja niimoodi, ja täpselt samamoodi see rollivahetus toimub kogu aeg natuke nurka vahetades ka. Et see, edasi-tagasi käimine suhtest suhtesse, see on nii tugev reegel. Ma ei julge väita, et see on nüüd absoluutne reegel. Võib-olla on ka erandeid ja kindlasti ongi, kõigil on erandid. Aga see on jah kindel,
et see on valdav ja seda võib reegliks nimetada. Sellepärast, et noh, minu juures on käinud väga palju, noh, mu klientuuris on tohutu palju ka suhteprobleemide, sageli see suhteprobleem ongi üks olulisemaid, mis inimesi toob minu juurde. Ja siis, kui me hakkame lahkama, mis on tema eelmised suhted olnud ja kuidas see kõik käib, siis on näed, et inimene käib kogu aeg ühest rollist teise, edasi-tagasi. Teatud printsiibis või noh, teatud baasrollis, seda siis vaadatakse edasi-tagasi kogu aeg niimoodi ringi, nagu kass ümber palava pudru käies. Vaat, et mul selle kalanahksusega on tegelikult siin, ma olen päris lähedalt, noh, nagu ma ütlesin, ma olen ise küllalt kuiva nahaga. Aga näiteks mul endal on tütar peres, kellel on ka väga, noh, nagu tõesti nii kuiv nahk, et noh, kõige ehtsam see naha ketendamine. Ja tegelikult see, mis ma praegu rääkisin, see haavatavuse varjamine, see on tema emal ka täiesti olemas. Ehk et tegelikult see tunnetus, et see niimoodi on, see on mul lausa, ütleme, praktikas järgi kontrollitud. Vaat, nii palju siis kala nahksusest. Aga me lähme siit nüüd edasi. Ja edasi lähme me ikka tähestiku järjekorras ja järgmine on meil siis iiveldus. Noh, iiveldust ju kõik olete seda kogenud. See on selline raskustunne kõhus ja noh, ajab öökima, tahaks välja oksendada, millestki vabaneda. No ta reeglina ta kaasnebki väga sageli, ta on ütleme mürgitusega. See esimene asi ajab südame pahaks. Kõik, ma ei tea, kas kõik ei ole kindlasti, aga väga paljud inimesed on näiteks ka alkoholist oksendanud. Jood üle, keha ütleb, et see aitab, nüüd on minu mõõt on täis, see kogus alkoholi on mulle ohtlik ja siis tuleb välja vise, ütleme niimoodi. Ja võt, eks iivelduse vaimne pool on ka tegelikult sarnaselt seotud sellega, et me tahame millestki oma elus väga vabaneda. See võib olla mingi konkreetne inimene, konkreetne sündmus, mis ajab meid, sõna otseses mõttes ajab oksele. Ehk et no näiteks üks väga tüüpiline iiveldussituatsioon on ju rasedus. Väga paljud naised teavad seda olukorda, kus hommikul, raseduse alguses, pärast läheb see üle, keha kohaneb. Aga alguses, kui kehasse hakkab tekkima midagi uut, midagi sellist, mida seal ennem ei olnud. Suured muutused. Ja ees ootavad ka elukorralduslikud muutused. Naine saab aru, et ma ei tea, ta ei tohi enam seal veini juua, suitsu teha, tal tulevad teatud piirangud, lapse saamine on suur vastutus, suur panus elule ja see annab loomulikult ka tunda, eks ju. Ja siis ongi naisel, ta ei suuda neid muutusi nagu nii-öelda vabalt vastu võtta. Ta tunneb, et ta tahaks selle kõik endast ära lükata, see hirmutab teda. Loomulikult igasugune suur muutus. Muide, näiteks väga ehmatavad olukorrad ajavad ka öökima. Kus on midagi väga suurt, tõesti selline näiteks ka suur elumuutus võib tekitada täiesti iiveldustunnet. Tasakaalu kaotus, kus ma ei suuda enam nii-öelda oma maailma paigas hoida. Tähendab, maailm hakkab väga kiiresti muutuma. Tasakaalu kaotus tekitab iiveldustunnet, ajab meid oksele. Ehk et kõik sellised olukorrad. Ja ka kui, ütleme, raseduse puhul, mis on nüüd selline natuke kestvam iiveldustunne. Iiveldus on ka sageli ju seotud mingisuguste konkreetsete haigustega, siis peaks juba vastavalt selle haiguse loomusele peaks seda analüüsima. Aga on erinevaid inimesi. On inimesi, kes hakkavad väga kergelt iiveldama ja on inimesi, kes võivad ajada endale, ma ei tea, mis soppa suust sisse ja oksele ei hakka mitte kuidagi. Muide, ma ise olen üks selline. Ma mäletan, kui ma omal ajal, kui ma veel väike, mitte väike, aga koolipoiss oli, kui me hakkasime esimest korda alkoholi pruukima, enne koolipidu kuskil põõsa taga palju pudelist viina ja ma ei ütle, et kõik on muidugi nii koledaid asju läbi teinud. Aga ma mäletan väga hästi, kuidas klassivennad nurga taga oksendasid ja mina mõtlesin,
ehk et noh, mul on oksel hakata väga raske ja ma olen ka vaimselt selline, kes noh, ma olen väga tolerantne. Just selles mõttes tolerantne, et ma võin absoluutselt igasuguseid erinevaid olukordi ja ma võin süüa ka mida iganes. Mul on suhteliselt ükskõik, mida ma sisse söön. See ei ole üldsegi mitte mingisugune hea või noh, mingisugune enesekiitus, vaid vastupidi. Selle võrra ma olen ka vähem tundlik nende asjade suhtes. Ehk et noh, näiteks mul abikaasa on väga tundlik inimene ja tal on teatud ebameeldivad toidud, mis piisab, noh, ma ei teeks kohvi on selline, mis nii kui ta suhu võtab, ta hakkab otse kohe tahab välja visata. Ja noh, ta reaalselt hakkabki oksele. Ehk et ta on väga konkreetselt, väga tugevalt häälestunud sellele, mis on talle vastuvõetav ja mis ei ole mingil juhul. Ja nendel inimestel, kel kergesti tekib iiveldus, on täpselt samamoodi. Nad on olukordade suhtes, on nad väga selgel seisukohal. Noh, nii nagu ütleme mul abikaasa siin mingi maitse suhtes. No, eks tal avaldub see mujal ka. Ta on ka selline inimene, kes on väga konkreetne, selge ja mis talle ei meeldi, see ei meeldi talle kohe üldse. See ei meeldi talle niimoodi, et selle ta viskab kohe endast välja. Ja mis meeldib, selle ta jälle võtab vastupidi väga sügavalt enda sisse. See on, ta nagu pühendub lausa sellele. Ja see on nende nii-öelda iiveldavate inimestega ongi täpselt sama asi, et nende äratõuge või äravise või noh, ma ei tea, kus seda iganes, see öökimine nii-öelda. See on vastavuses selle tohutu pühendumisega. Need inimesed on võimelised väga sügavalt pühenduma. Ja selle koha pealt ma arvan, et see on, noh, ei maksa üldse nagu heituda sellest, et jõle kergesti läheb iivelda. Väga tore, sellepärast, et vastavalt väga täiega te olete võimelised ka vastu võtma. Tõenäoliselt olete, kui teil on see iiveldamise probleem, siis te olete tõenäoliselt üsna kirglik inimene. Sest kirglikud inimesed on, noh, nagu sõnagi ütleb, eks, et me lähme kirega, võtame kõike väga südamesse, võtame kõike suurelt. Mina vastupidi, nagu ma ütlesin, ma iiveldama praktiliselt ei hakka. Ja ega ma võtan ka kõike niimoodi, noh, ma võtan hästi ratsionaalselt, ma ei lähe peaaegu, ma ei ole näiteks armunud olnud mitte kunagi. Mis ei ole nüüd väga sage, eks ju, inimesed ikkagi reeglina on armunud olnud. Minul on, ma nagu isegi ei kujuta hästi ette sellist tunnet, et noh, ma kujutan teoorias ette, mis asi see armumine on ja ma tean selle keemiat ja noh, mida iganes. See on mul selge kõik. Aga et olla ise nii sügavalt sisse võetud millestki või kellestki, see on minu jaoks üsna võimatu. Ja täpselt sama võimatu minu jaoks olla nii öökima ajav kellegi suhtes või kellestki nii öökima aetud olla. Ehk et need asjad on omavahel seotud ja tegelikult teatud mõttes on suur õnn olla kergesti iiveldama hakkava inimene. Ehk et see näitab, et meil on sügavust, meil on ulatuvust, olles iiveldaja ja olles kirglik iiveldaja. Ehk et ma suudan nautida sama võrra, kuivõrd ma suudan ära tõugata. Suudan nagu vastikust tunda, eks ju. Et siis, kui teil seda ei ole, olete siuke, ütleme seal keskel. No ma ütleks lame, ma ei taha enda kohta lame öelda muidugi, aga et kui ma olen seal keskel ja ei iivelda, ei himusta, siis sellel on omad eelised. See lubab väga ratsionaalselt mõelda ja lubab nagu kogu maailma hästi mõistusega võtta, mis on ühes mõttes hea. Kõik, mis sul on väga hästi juhitav. Aga noh, ütleme nii, et see on nagu väga hästi juhitav auto, millel puudub bensiin. Sul ei ole seda kütet, millega kihutada, mida sa siis juhid. Ehk et ja kergesti iiveldavad inimesed on siis vastupidi, on siis need inimesed, kel on bensiini nii, et mootor on 1000 hobujõudu, aga rool on siuke, et 2 näpuga, ma ei tea, mingi kruvikeerajaga pead kuskil turgitsema, ehk et põrutab siia-sinna. Ja vot, see on nüüd siis see seos.
aga nüüd ongi meil tänaseks on läbi ja kindlasti kirjutage ikka sellele emailile. Ja teine asi, igal juhul tellige meie saade. Üleval on mitte saade, vaid meie kanal. Seal on meil teisi saateid ka põnevaid. Ja noh, siis on palju toredam ju teha, kui ma tean, et on nii palju huvilisi, siukseid, ütleme, stammkundesid. Ehk et tellige meie kanalit ja kirjutage sellele meilile. Aga muus suhtes, ma arvan, et on tänane saade jälle ühel pool ja kohtume nädala pärast jälle. Kõike head. Tšau, tšau.